Tere tulemast minu kanalile. Mõtlesin, et ma teen juba selle vlogiga algust. Mul ei ole küll praegu veel sünnitustegevus alanud otseselt. Ma arvan nii. Aga mul on siin juba tegelikult, ma arvaks, et mitu nädalat käinud aeg-ajalt siuksed nagu libatuhud või sellised. Aga nüüd need on nagu viimastel päevadel läinud aina intensiivsemaks. Ja on tekkinud juurde ka mingi alakõhuvalu või siuksed alaseljavalud. Ja siis ma täna huvi pärast hakkasin siis selles kokkutõmmete äppi ka neid siis märgistama. Et praegu mul täitsa ebaregulaarne kõik. Et siuke vahepeal on 5 minutit, vahepeal on 15, vahepeal on 30 minutit vahet. Et selles mõttes täna ma arvan, tänase päeva jooksul kindlasti asjaks ei lähe, öösel, ma ei tea, äkki läheb. Aga mõtlesin, ma teen selle alguse ära, et võib-olla kui päriselt tuhud pihta hakkavad, et ma ju ei tea, kui palju ma suudan ennast filmida või seda algust filmida. Igatahes praegu minu plaan on lihtsalt kodu koristada vaikselt rahulikult. Jama on selles, et homme on 1. aprill. Ja Rutsil on täpselt homme tööl nagu väga oluline koosolek. See on droonimeestele ja see on vist aastas ainult 1 korra tehakse. Nii et selles mõttes oleks veits halb, kui see sünnitegevus nüüd pihta hakkaks. Aga ma reaalselt ei tea, sest et mingid kokkutõmbed käivad, aga need ei ole nagu valusad. Ehk siis ma isegi, kui ma koristan, ma nagu mingi hetk järsku märkan, et issand, vist nagu on, aga nagu see on nii siukene pinnapealne valu, et see nagu ei häiri mul tegutsemisi, et kuidagi siuke, ühesõnaga midagi väga tugevat veel ei ole. Aga mõtlesin, ma teen alguse ära, sest see nädal ma arvan, et sünnib niikuinii laps ära. Millal iganes siis juhtub, ma siis kindlasti filmin teile. Aga praegu mu plaan on täna lihtsalt toimetada. Kui ma tõesti tunnen, et läheb asjaks, siis ma arvan, et ma hakkan sättima, käin pesus. Ma ei tea, teen enda mingid patsid pähe, et oleks mugavam selle sünnituse tegevuse juures olla. Ja ma ei tea, vaatan viimase asjad kotti ja et ma usun, et esmasünnitaja niikuinii see algus venib. Nii et kiiret vast ei ole. Viimane ämmaka visiit pandi mulle esikutsumise aeg ka kirja. Selleks tuli siis 8. aprill, nii et tegelikult ju see on juba järgmine kolmapäev äkki või? Ehk siis ka selleni ei ole üldse palju jäänud. Aga ma loodan, et laps ikkagi tuleb ise. Ja mulle pigem tundub praegu, et tuleb, nii et loodame parimat. Aga praegu ma olen siis siuke kodune veel. Siuke korralik pall on ees juba. Ma ei tea, mulle vahepeal nagu veits tundub, et kõht on nagu alla poole vajunud. Aga ma ei ole päris kindel selles. Aga igatahes siuke korralik pall olen. Nii et väga ei jaksa enam, et võiks see beebi juba välja tulla. Täna on juba laupäev, 4. aprill. Möödas on juba 4-5 päeva viimasest klipist. Aga mõtlesin, ma teen väikse update'i. Te tõenäoliselt kuulete taustal mingit siukest viilimishäält. Rutt seal teeb oma telefoni gaasi, tuunib, mingid magnetid paneb telefoni kantesse. Igatahes mõtlesin, ma teen väikse update'i, sest et natukene arenguid olnud ja samas nagu ei ole ka. Aga igatahes ma olen nüüd natuke siin träkkinud, põhimõtteliselt igal päeval natukene. Täna ma olen praktiliselt terve päeva träkkinud. Öösel märkasin kuskil kella 2 ülesse. Käisin vetsus ja peale seda ma magama jääda ei saanud, sest et lihtsalt valud on juba nii nagu tugevaks läinud. Need on nagu segavad ikkagi. Et ma ei saaks öelda, et ma ei elaks neid üle. Need on praegu selles mõttes veel ikkagi okeid, et ma nagu kannatan nad ära. Aga nad on ikkagi piisavalt häirivad, et ma nagu magada väga ei saanud. Ja siis
ma vist istusin mingi kuskil 5:30 äkki üleval. Ja siis ma võtsin lõpuks ikkagi paratsetamooli ja Nospa sisse. Ja siis ma sain veel 2-3 tundi magada äkki. Ja siis, kui ma hommikul ärkasin, siis nagu oli kuidagi jälle rahulikum, et nii väga ei seganud. Valud olid natukene nagu leebemad, aga nad ikkagi nagu käisid aeg-ajalt. Nüüd nad ongi terve päeva käinud. Et siuke viimased träkkimised on siuke 15-30 mintse. Et ei ole ikka veel nagu regulaarseks läinud. Aga tugevamaks on läinud. Ehk siis kui nagu kokkutõmme pea tuleb, siis ikkagi väga ei taha liigutada ennast enam. Et pigem ikkagi tõmbab kõhu suht krampi ära. Mis praegu tuleb kokkutõmme peale, peaks säppi kirja panema. Need viimased 2 vahet ongi siukene 30 mintsi olnud. Et selles mõttes laseb elada praegu. Et siuke minut aega äkki kestab üks kokkutõmme. Ma ei oska öelda, kas ta on päris tuhu, kas ta on libatuhu, mis ta on, ma ei tea. Aga ütleme nii, et ikka pigem on valus juba, et kui ma varem ütlesin ebamugavustunne, siis nüüd ma ütleks juba selle kohta valu. Aga ta on nagu väga üleelatav. Et põhimõtteliselt, kui ma väga tahaks, ma saaksin ka toimetada samal ajal, aga ma eriti ei taha, et ikkagi valus on. Et see on nagu siuke tunne, nagu keegi paneks mingi rihma ümber alakõhu ja ümber selja ja siis pigistaks hästi tugevalt kokku. Umbes siuke tunne on, ma arvaks. Või ma ei teagi, kuidas seda paremini kirjeldada. Aga igatahes mul nüüd mingi poole tunni tagant käivad. Vahepeal 15 mintse, vahepeal 10 mintse. Siuke ebaregulaarne on. Ja siis ma ei tea, mõtlesin, et kuna mul nagu need valud on ikkagi suht tugevaks läinud, et ma ei oska öelda, mis hetkel ta võib lampi mul regulaarseks minna. Et ma vist pigem natukene valmistuks. Et mõtlesin, ma käiksin pesus ära, võib-olla veits veel koristan kodu. See on nagu see, et ma iga päev teen kodu korda, et oleks kõik ideaalselt korras ja siis jälle last ei tule ja pean hakkama otsast pihta koristama. Kuidagi siuke igapäevane lapseks koristamine on. Aga ma arvan, et see on selles mõttes hea, et hoiab tegevuses. Aga mul meenus, et ma vist viimase klipi filmisin 31. märts ehk siis 2. aprillil äkki või. Käisime me ka KTG-l ehk siis lihtsalt kontrollis, et kuidas tuhudega on, kuidas nagu lapse südametööga on. Ja siis seal siis nagu juba nüüd nagu siis esimest korda joonistus välja siis päris siuke tuhu nagu laine. Ta käis täiesti 100 peal ära, mis oli nagu minu jaoks huvitav, et käib 100 peal ära, aga valu oli suht siuke, et ma sain aru, et midagi toimub ja suurt muud miskit. Et mingi asi nagu joonistus sinna ära, aga põhimõtteliselt ämmakas ütles, et need on veel harjutavad tuhud, et veel siin asjaks ei lähe, aga et loodetavasti ennem esile kutsumist ikkagi läheb. Et siis tulime KTG-st ära ja siis me käisime veel Tallinnas. Et kuigi mul juba selleks hetkeks ikkagi need tuhud olid juba natuke nagu valusamad, ehk siis ikkagi sõidu ajal, kui mingi see tuhu nagu peale tuli, et siis ma pigem ei soovinud väga jutustada või midagi niheleda samal ajal, onju. Et ikkagi natuke valus ja natukene siuke creepy oli minna Tallinna, aga me käisime täiesti Ülemistes, käisime jalutamas. Siis oligi see, et nii kui mingi kokkutõmme peale tuli, siis kõndisin Aegluubis. Ja siis me tegime Lutsiga veel viimase Mäki teidi kahekesti. Et me lihtsalt, kõhud olid tühjad ja siis võtsime sealt samast Ülemistest mingit Maestro burgerit. See oli see kukeseene kastmega vist oli mingi burger. Päris hea oli. Aga igatahes siis sõime seda autos ja siis mõtlesime, et
et see ongi vist meie viimane date kahekesti et edaspidi on laps ka. Aga jah, ühesõnaga käisime Ülemistes ära ja siis Rutt sai oma selle uuele autole varuosasid Tallinnast ja õhtupoole siis läksime Rutsi vanematele ja vanaemale külla. Istusime seal ka natuke ja nägi vanaema mu kõhu ära jälle ja ta vanaema oli siin mingi aeg oli haiglas ja nüüd ta sai haiglast koju, et pole nagu tükk aega mind näinud nüüd nägi ära ja Rutsi vanemad ka, et olime seal natuke ja siis tulime koju ära, et õnneks see päev ei läinud ikkagi päris haiglasse minekuks ära. Siin üks päev sai Ruts mu autole ka ülevaatuse tehtud, et läks ilusti puhtalt läbi, mis on väga tore. Nii et nüüd meil on üks auto ilusti ülevaatusega olemas ja teine auto hakkab ka Rutsil vaikselt valmis saama, üht-teist on seal veel teha, et siis saab ka sellele ülevaatusele teha, et seal midagi veel jäi teha, ma nii täpselt ei tea, see oli päris mitu asja, mis ta nagu ära tegi ja midagi siis jäi veel nagu. Aga jah, õnneks see autode teema hakkab ka lõpuks lõpule jõudma. Isegi autoga jõudsin pesulast läbi käia. See nüüd muidugi on jälle must, sest et Tallinnast koju sõit oli vihmaga, mis on alati nii tore, kui sa oled just pesus käinud, on ju. Aga igatahes korra sai auto pesu, millele mul on hea meel, sest see oli ikka päris õudne nüüd lõpus, et tagaklaas ei paistnud läbigi enam. Aga ma nagu ikka imestan neid kleepse, mis mul seal taga on, need on nagu nii visalt püsivad seal kinni, et siin isegi ülevaatusel ju musta autoga, peab ju testima neid tagumisi kojamehi, tõmmati üle selle sita seal ja kõik kleepsud jumala ilusti kinni, et KÜ kujundusest Türilt olen ostnud ja väga hästi püsivad, nii et sealt tasub tellida kleepse küll. Võt. Aga mõtlen, et kas mul on veel mingid update'e. Mul tervisega seoses, mul on nüüd eile nagu veits oli siuke tunne, et nagu mingi nohu hakkaks tulema ja täna on ka nagu veits siuke nohune ja Ruts ütles ka, et tal on täna kuidagi nohune. Ma loodan, et see on mingi ajutine asi, sest nagu mingit muud tunnet väga ei ole. Ma olen küll väsinud, aga samas ma olen ka öösel vähem maganud. Et ma nüüd mõtlen, ma võib-olla käin pesus ära. Äkki ma peaks magama, ma ei teagi. Või siis ma magan ja siis käin pesus ära, see on võib-olla parem järjestus. Et natuke peaks võib-olla puhkama. Aga jah, siuke veits nagu nohune tunne on. Aga ei midagi hullu. Et selles mõttes ma loodaks, et võiks juba sünnituseks minna, et siis nagu on kindel, et ma saan tervena nagu veel ära sünnitada, et siin ma alles ju olin haige ja ma ei oleks ette kujutanud, mismoodi ma siis oleks sünnitanud, et see oleks nagu päris kohutav olnud. Aga jah, nüüd on õnneks Ruts on ka terve, ta oli ju ka vahepeal siin täiesti haige, et tegelikult oleks praegu päris hea hetk, kus ära sünnitada veel natuke hirmus on ja pluss täna on 04.04 nagu ilus kuupäev ka. Aga ma kardan, et kell on praegu 4 ehk siis mõned tunnid on veel aega aga eks näis. Ma arvan, et ma nüüd otsustan ära, kas ma lähen magama või mitte. Võib-olla magan tunnikese, siis käiks pesus, siis natuke koristaks, vaataks, mis mu keha teeb kas läheb täna asjaks või ei lähe. Ja siis vaatame edasi. Eks ma võtan jälle kaamera kätte, kui mul midagi toimumas on. Ja kui mina ei suuda võtta, siis ma loodan, et Ruts võtab. Et ma väga loodan, me ei unusta filmida vahepeal, sest et täna ma ka praegu just avastasin, et issand, et tegelikult ma ei ole mitu päeva filminud, mingid update'i teinud, et võiks nagu filmida. Ehk siis viimased kuud ma ei ole ju väga tihti filminud, ehk mul ei ole seda harjumust enam nii väga. Ehk siis ma loodan, me ära ei unusta. Ja sünnitusmaja meil on plaanis kaasa võtta mitu kaamerat, nii et ma arvan, et siis nagu ära ei unu. Aga just see eelnev, see
tuhutamise periood ja kõik see, et mis siin nagu ennem seda toimub, et seda tahaks ka jäädvustada. Nii et ma loodan, et kõik on meeles, kui kaamera kätte võtta. Aga praegu ma lõpetan ja filmin siis edasi, kui on miskit update'i teile rääkida. Nii, kell on nüüd 8:30. Mõtlesin, ma teen väikse update'i. Ma käisin pesus ära. Mulle tundub, et täna võib ikkagi minna asjaks. Ehk siis ma teen endal näo korda, panen mingi selle päevitus või selle ise pruunistuvad tilgad näkku. Teen juuksed korda. Ja teen süüa endale midagi. Siis vaatab edasi. Ehk siis mul on praegu selle kokkutõmmete äpis need vahed on siuke 5-10 minutit umbes. Et ma ei tea, ma käisin pesus ära. Pesus oli mul nagu siuke suhteliselt rahulik. Tõmbas nagu tagasi korraks. Ja peale pesu oli uuesti 5-minutised vahed. Nii et ma ei tea, põnev on. Ma arvan, et me ennem magaminekut käime ikkagi põhides kontrollis ära. Eks see siis näha ole, kas meid jäetakse sisse või mitte. Aga ma arvan, et mul ei anna süda rahu, et ma ei saa magama minna täna ennem, kui pole kontrollis käinud. Nii et ma arvan, et praegu tegutsen selle nimel, et ikkagi täna kontrolli minna. Aga see kõik võib veel muutuda, nii et eks see siis selgub. Aga jah, praegu on siuksed plaanid. Rutsi ma saatsin praegu magama. Ma ei tea, kas ta magab ka, aga vähemalt pimedas toas puhkab. Et tal on ka energiat vaja, et mind seal elus hoida pärast haiglas. Ja siis äkki on nagu mõnusam, sest et ma ise magasin tund aega. Võib-olla peaks veel magama, aga ma arvan, et ma enam magama ei jõua, nii et ma pigem teen süüa, sest ma kõht on täiega tühi. Mõtlesin, ma teen tatart ja kanasingi kuubikuid. Ma ei tea, kas see on hea mõte. Tundub kergem toit äkki. Et midagi natuke sööks. Ja jep, praegu on siuksed plaanid. Kas siia süli panid või? Jaa. 1,5 kogost. Kuule, võtame sellega kaasa, äkki astudes hakkama. Ei, 1,5. Jah. Aga kui me 3 päeva oleme? Mul vahepeal kodus käia. Me ei ole kaugel. Aga milleks? Krõvi rohkem, pane 1. Ei, kuda sul on? Ei tea. Tegelikult ma arvan, me saame veel magama tulla koju. Ma miski pärast arvan ka. Aga käime ära, siis on kindel veel. Väga siuke ebaregulaarseks on läinud. Aga siia arvan ma. Siis sa oled kõik täiesti anti seda stabilisaatorit ja materjali kasutanud otsa. Ei huvita see stabilisaator. Vlogi jaoks ei ole nii oluline. Võin ulata. Piim tuleb kaasa võtta. Külmkapp ootab autos, auto töötab. Auto on palav juba. Okei. Kus mu sall on? Tee teine uks lahti. Ma korra vaatan mulle telefonis mingi nimekiri. Kas meil on midagi veel olnud? Ma arvan, me saame sama targalt magama koju tulla. Ma miski pärast arvan ka. Viimane vahe oli 15 minutit. Ma ei tea, mul nagu ennem oli ka 6-6-6 ja siis nüüd järsku on mingi 7, 11, 8, 15. Kuidagi tõmbas veidraks ära. Aga Vaata, mis siin kirjas on.
proov tundus siis? Ma ei tea, see emakaele katsimine oli küll kuradi valus. Ma ütleks, et see oli valusam kui tuhu. Kui väiksed lained on päris head praegu. Nad lähevad nii ruttu üle, see on nii tore. Okei, normaalne soeng on mul. Mõtlesin, ma teen kiire update'i. Kell on praegu mingi 6 paiku hommikul äkki või 7 paiku. Ja me lähme nüüd ikkagi haiglasse tagasi. Tulime eile koju, siis oli veel okei, aga nüüd on need valud on nii hullud, et ma loodan, et äkki haiglas on nagu midagi head selle valu vastu. Või noh, ma ei tea, ühesõnaga ma arvan, et hiljem veel tugevamate valudega ma ei suuda sinna minnagi. Nii et ma pigem lähen varem sinna ja ma ei tea, proovin kas või seal magada. Ma praegu pean oma soengu uuesti korda tegema, kõik on lahti tulnud. Ja siis söön, joon kohvi ja siis sõidame juba Paidesse tagasi. Aga nagu, kui ma varem arvasin, et need valud olid valusad, siis valus alles hakkas ja ma ei tea, kui valusaks veel minna võib, ma ei taha teada ka. Sest praegu on küll siuke tunne, et kui see valu peale tuleb, siis ma tahaks lihtsalt mööda sein üles ronida. Ja nagu, ma ei tea, ma veel ei oska seda normaalselt üle ka hingata. Ma nagu täiega proovin ja see on päris julm. Aga äkki jään elama. Ma vaatasin üle, et kell on praegu 7 ja okei, mul tuu peale üle. Ja ma lihtsalt hetkega unustasin ära, mis ma veel tahtsin. Et ma olen maganud mingid mõned minutid ilmselt, sest et ma tean, ma mingil hetkel vist magasin, aga kõiki tuhusi ma tundsin väga. Aga jah, alguses ma olen nii väsinud lihtsalt, et ma nagu veits vajusin magama. Aga jah, ühesõnaga ma ei ole eriti maganud, nii et päris julm on olla. Aitäh. Nii nunnu. Nii nunnu. Natuke hirmus saab olema see emost läbi jalutamine. Kas me võime lihtsalt mööda jalutada või? Seoses me võime ka mingist teisest uksest minna. Üks tume veene särk on siin. Ma ei saa aru, kuhu ta läheb. See näppude vahel on mul. Jah, see. Katse 2. Oota. Kutsis. Suht lühiksed on need 37 sekki. Kuidas pausid praegu on? Liiga tihti. On pausi tunne ka? Praegu veel on. Okei, siis sul väga kiiret ei ole, võime Heisis käia kuidagi. Ei tea. Aga ma loodan, et vahed jäävad praegu nii pikaks, sest et siis ma jõuaks äkki autost sünnitusosakonda ilma, et ma peaksin kellegi ees hakkama tuhutama. Üritame võimalikult ruttu see, et emu osast läbi saada. Minu üldse autos ootaks mingi tuhu ära ja siis jooksuga. Vist mitte kõige ära pole. Okei.
ma nii kardan, et mul tuleb täpselt mingi inimeste eest õhu peale, mida ma teen siis. kui te olete öösel praegu vähe maganud ja praegu näiteks te ütlete, et teil on see tugu nagu läinud nõrgemaks ja harvemaks. Et siis, kui kannatab, siis võiks veel tukkuda praegu, jah? Sest et ega see läheb intensiivsemaks. Ja siis ei saa kindlasti. Kuidas niimoodi kõrgelt teha pilti, et ma peaks veel ootama kohe. Ma ei saa. Viis sügavkülma. Viis on juba. Voodisse, ma ei tea, kas on jäämata. Oled juba ühe tugu ühe ajad seal. Hästi kerge oli korraks. Vahepeal püsti, vahepeal asendi vahetused on hästi hea. Me kutsume selle brigaadi, me paneme teile selle epiduraali ära. Kui neid valusid on praegu natukene vähem, siis või nõrgemad on lihtsalt panna teile täiesti paiga olema sellel hetkel. Me ei süsti sinna veel mitte midagi, aga see on olemas, kui on vaja, siis me saame seda teha. Sulle nüüd selle tere ära kohe. Ma arvan, et on nii soovid, aga võib-olla mingi hetkel paneme ka lõppida ka sellised pahulikus faasid ära, kui me rohtu teeme. Rohtu võib teha siis, kui hakatakse väldima, siis saab piltida hänna ise üstika. Aga siis teeme niimoodi, et ma panen sulle selle kanvi ära. Et sa võid tulla istuma. Ma panen selle üle aegu, kui valu ei ole. Lihtsalt räägin sulle need asjad ära, et muidu on see tuleb üllatusena. Meil ei saagi minna. Vaatame siis. Vaata siis võib teha niimoodi. Jätad rusikas. Siis keerad sinna. See on just fikseeritud seal. Aga nagu see hingamine täiega aitab. Ma ei tea, kas see gaas ise aitab, aga nagu hingata on nii palju lihtsam. Hingamisrütmi saab paika kergelt. See on täiega hea. Sa võtsid masseerida enam seda. Tahan. Ütle seda uuesti. Kell on 2:30. Ma mõtlen, et täna võiks äkki sündida ju. Ilmub või? Tahaks öelda midagi, aga ma olen kuskil omas maailmas. Kui ma lõpuni välja saan vahepeal niimoodi puhata, siis ma pean vastu. Kas praegu on puhkamise hetkel täitsa nullvalufoon või?
vahel on, vahel ei ole. päris hea tegelikult. ütleme nii, et pigem ei ole, aga vahel on. Nagu niimoodi, et kui ma ei liiguta, siis mul ei ole kuskilt valus korraks. See on nagu veider mõelda, et ma olen sünnitamas. Mul on pigem siuke tunne, et ma olen lihtsalt piinapingis. Raske uskuda, et selle piinapingi tulemus on see, et mul on laps ees. See on veider. Natuke hirmus on alati, kui on pikem paus. Siis tunned, et mis nüüd järgmiseks. Vaikus on tormi. Valud on ikka kuradi valusad. Ainuke, mis mind läbi nende valud aitab, on see teadmine, et see kestab mingi minut-2. Jaa. Pikemalt vist pigem ei ole. See tuleb nii väiksed, et ma saan ausalt väga ainult kohe. Sa oled seljal, kas see kleepekas ise kisub või? Jaa, see kleepekas ise ka kisub, see on karvade küljest ja vaata kinni. Siis ta ongi ikka vastik. Aga ta nagu lahti pigem ei tule? Ei tohiks tulla, kui sa just väga ei müügi ennast. Vahepeal ma ei saa aru, mismoodi keelata, igat pidi nagu kisub. Külmavärinad on vahepeal. On jah, okei. Mul on päris hea kõrv. Kas sul jookseb veed välja? Lasid välja, jah. Tuli palju või? Kõik tuli ära. Koos liimaga. Kas seda kõike oli natuke palju? See oli nagu, ma arvasin, et see on palju kriipim. Ülilebo oli. Näitad sirma. Ülilebo? Jah. Mul on epikas mõjuga. Noh, kui ta on? See on jah. Aga mul pärast ma sünnitan saama. Mis siis juhtub, kui sa küpad? Ots tööle on tehtud. Miks sa ei hüppa? Sa pidanud lihtsalt tervid. Uuesti tegid talle veed, oli või? Ma hakkan vaikselt kuupäevas juba vaatama. Äkki mitte ikka. Kuidas teil siin vahetustega on? Mis kell lõpeb? Mis maad? Kuni minul hommikuni. Hommikust hommikuni? Kes on, kes ei ole? Suht paljusid need tõusu sellest ei tunne siin. No enne küll, nüüd ma ei pole tunnen. Ta on väikselt ka kõik tüna maha ja. No mõned olud juba ikka, vetsus oli ikka tegemine olla.
mõnikord on ikka valul. Olgi vahetusel meile? ei. Alumise andur ja alumist äärt. Suht suurem. Nii et see on... no mis nüüd, kas Kütu teeb jäi? Kuidas elate? Kuidas naine elab? Elan. Olete istunud ka või püsti tõust või midagi või? Ja ma just käisin vetsus. Ahah, ja kuidas pea oli siis? Nagu hästi aeglaselt niimoodi siin tükk aega istuda ja siis minna, et siis nagu oli okei. märgatavalt parem kui hommikul. Hommikul oli siuke väga piiri peale. Kas sa nüüd tissitanud oled või? Jaa. Võtab ilusti. Jah, kõik on hästi siuke, natukene kuiv. Kas oli üle kantud või? Oli jah? 8 oleks esile kutsuma olnud. Ahah. Et naba võite ka teha iga kord, kui käite mähkimas või vähemalt 3 korda päevas. Tehke naba ka. Liigutades seda võib tal valus ei ole, siin närve ei ole. Et kui ta hakkab kuivama, siis tuleb niisugune kuivanud tükk, aga praegu ta on lihtsalt nii värske. Aga siit sedasi peab puhastama teda. Et ta oleks alati puhas. Silm on natukene mädane. Jaa, et kuidas silma puhastada? Selle silma me peame rohtu panema natukene. Muidu silmad on niimoodi, et selle ka füsioloogilisega ja vatiga, erinevate vattidega väljapoolt sissepoole. Aga ma arvan, et siia me paneme rohtu. Ma kutsun lastearsti, ta vaatab veel üle. Et see on nagu natukene mädane. Et siis see on ikka hea ravi see sul. Okei. Mis nad siis rääkisid? Meenitasid kiitsid ennast. Okei. Hello. Me ei ole siin vahepeal üldse update'i teinud. Täna on juba 7. Ühesõnaga 2. päeva hommik või lõuna juba tegelikult. Luuna toidub siin. Nimi on Luuna Deliis. Ja ma ei tea, lapsega on kõik hästi. Mina veits veel valutan. Päris rets sünnitus oli, aga ellu jäin vähemalt. Ühesõnaga sünnitus oli nagu väga rets. Pool sünnitust oli normaalne ja teine pool oli lappes. Seda teist poolt ma väga palju teile vist ei näita ka. Aga ühesõnaga jah, kell 00:39 alles sündis. Ja mul oli suur verekaotus, nii et mind toodi ratastooliga oma tuppa lihtsalt voodisse ära ja nii oligi. Ja nüüd ma lihtsalt vedelen siin. Ja homme saame juba koju. Tõenäoliselt praegu nii need raiglad igatahes. Hästi siuke rahulik beebi on. Sööb ja magab. Ma muidugi riiete vahetamine talle näiteks väga ei meeldi. Et kui on vaja riid vahetada, siis ta suht kisab. Aga ma ei ole ise väga palju saanud veel
toimetada, sest et mul hakkab pea ring käima, kui ma püsti seisan. Ma olen natuke kõrvalt näinud, kui arst või ruts teeb. Aga nagu Luunal on kuklas on nagu täiega paksud juuksed. Ja siis otsa ees on suht vähe juukseid. Tal on vist natuke lokkis ka juuksed. Kergelt siis tal on väike põse lohuke ka, kui ta naeratab. Täiega nunnu. Aga ta nagu üldse ei ehmu mingite nagu helide peale. Ta nagu nii sügavalt magab kogu aeg. Põhimõtteliselt ma lihtsalt vedelengi siin ja vahepeal natuke nüüd juba täna olen toimetanud. Tõin sinna ise süüa ja ruts käis EMO-s vahepeal, sest tal oli mingi see lümfisõlm oli poiste läinud ja tal on pool pead põhimõtteliselt valutab. Siis ta käis uurimas, käis ultrahelis ja aga põhimõtteliselt tundub, et lihtsalt stress oli see sünnituse pärast nii suur, et lihtsalt keha reageeris, et midagi hullu ei leitud nagu. Lihtsalt peab jälgima nüüd. Aga ruts käis EMO-s vahepeal ja siis ma siin toimetasin lapsega rohkem üksinda. Põhimõtteliselt saan liigutud küll, aga ma olen altpoolt nagu nii katki lihtsalt, et väga valus on liikuda. Ja verekaotus oli suur, ehk siis suht hõre on olla ja pea käib ringi ja aga vähemalt enam ei lähe pilt tasku nagu esimestel tundidel. Või päris tasku polegi läinud, aga kui ma ära olen sünnitanud, siis napilt oleks täitsa pilditasku visanud seal ratastoolis. Napilt jäin ärkvele ja siis sama öö siis hommikul, kui ma vetsus käisin koos rutsiga, siis oli ka ikka väga piiripeana. Aga nüüd juba natukene taastun. Nagu muidu on nagu täiega tore ja nagu laps on lihtsalt nii perfektne. Nagu nii ilus ja tore ja nunnu ja rahulik laps on. Ja tegelikult enda tervise mõttes on mul ka tegelikult hästi, sest et ma läksin katki ainult seespoolt ja väidetavalt seespoolt peaks palju kiiremini ära paranema. Et lahklihadõiget mulle ei tehtud. Nii et ma saan täitsa istuda, küll on valus, aga ma saan. Kõik on paistes lihtsalt. Ja selles mõttes nagu ma arvan, et ma peaksin ikkagi suht ruttu ära paranema. Et see on positiivne. Aga jah, praegu on suht kehva see olemine. Ja suht korralik trauma on ka sellest sünnitusest. Et aga jah, nagu öeldakse, need ebameeldivad asjad unuvad väga ruttu ja mul juba praegu hakkavad mingid asjad ära unuma. See ei tundu mulle enam tagantjärgi nii jõudne. Ma isegi ei mäleta enam tuhuvalusid. Ma pean nagu väga palju mõtlema, et mul meelde oleks. Aga mul on veel meeles see emotsioon, et see oli õudus. See kõik. Aga praegu on ruts on poes. Läks apteeki ja voodi ja ma ei tea, ma siin natuke tukkusin vahepeal ja unetund on ikka väga vähe. Et enamus ajast ma söödan last või ma ei tea, on igast muud asjad, toimetamised. Aga natuke üritan magada, aga ma ütleks, et raseduse magamatus oli palju hullem kui nüüd lapsega. Et lapsega sa tead, et sul on rasedus on tehtud, sünnitus on tehtud. See nagu kergendustunne on nii suur, et see väsimus lihtsalt, see on nii savi. Nagu see ei häiri üldse enam. Et kõik need hirmsad ja pikad venivad asjad on nüüd möödas. Nüüd on lihtsalt üks nunnu lapseke, kes tuleb suureks kasvatada. Ta siin just natuke nüüd liigutas ennast, aga magab edasi. No, siuke nägu peas. Kas sa tahad jälle süüa või?
väike väänik. väike väänik. me hoiame praegu ainult ühte kinnast tal käes. et siis ta ei kratsi omast põske katki. teine käsi on natuke eemal, siis sinna me ei ole pannud kinnast kätte. no suhteliselt vähe nõudlik laps on. süüa nõuab küll palju, aga muidu on sihuke rahulik. aga jah, ma arvan, et ma praegu rohkem ei jutusta. puhkan veel natuke nii kaua, kuni laps magab. ja siis vaatab, mis ma veel siin filmin ja näitan selles vlogis. et eks ma varsti tõmban selle vlogi kokku ja siis juba alustan uue vlogiga. kodus kindlasti jätkan. aga praegu natukene puhkan. ei, see ei ole tiss. see on nina. see on jalg. see on käsi. on see kõrv. kas on juba tuttav udukogu sinu ees või? me vist välimuse järgi veel ei ole tuttavad udukogud. ma ei tea. natukene sina hakkad olema söömisajal. Pole jah. sinul on praegu rohkem hääl. minul on suht täielikult ainult hääl. nii, ja siis tõsta ta siia peale. jah, nii. kuule, hästi. meie pisike Luna-Delis on nüüd 2-päevane. Siukene unekott on. ja nagu, kuna ta magab nii palju, siis tal on natukene nahk kollaseks läinud, sest et ta on väga laisk sööja, ta tahab kogu aeg magada. aga ma ei tea, me siin rääkisime emakatega ja tegelikult kaalusime ka, et nüüd ta juba saab vist piisavalt palju seda piima kätte. et peaks kõik paremaks minema uuesti. et vist ei pea muretsema, aga algul oli küll natukene siuke tunne, et natuke liiga kollaseks läks. aga siuke mega unekott. ja ma siin lihtsalt chillin praegu üksinda. Rutt läks koju ahju kütma, meil siin toas on nagu täiega palav. reaalselt mul on aken lahti ja on lihtsalt nii palav, aga kodus pidi olema 15 kraadi toas ainult. nii et ta läks ahju tuld tegema, aga me täna jäime ikkagi 9 ööks veel, kuigi tegelikult me läksime täna koju. aga mõtlesime, et 35 € on öö ja meil on siin mingi 3-4 korda päevas söök ja kõik mingi tasuta mähkud, värgid, särgid, arstid igal pool ja noh, me ise oleme ka veits nagu veel vigased. et mul on päris keeruline jalutada ja toimetada ja ikkagi suht valus on. ja siin on igasugused ravimid, asjad kõik igalt poolt võtta. ja noh, Ruts käis ju eile EMO-s. tal oli see lümfisõlm paistes. et tal on endiselt veel see päris valus, nii et ta ka taastub veel. et siin on mõnusam taastuda ja siin saame kaaluda last vajadusel ja vaadata, et kõik toimiks ja arstid vaatavad üle ja et
selles mõttes on mõnusam. aga ta on nagu nii nunnu. seal on põselohka ja see on nagu, ma ei tea, kas ma eile näitasin, aga see on nagu nii armas. ma olen eluaeg kadestanud inimesi, kellel on põselohud. Ja nüüd mu oma lapsel on põselohk. Aga mulle tunneb, et ta on ainult ühes põses. Tees nagu ei ole, aga nagu see on nii nunnu. Ta vahepeal kogemata naeratab ja siis see on nagu nii nunnu. Ja ta on nagu nii rahulik, et ma võin mida iganes siin toas teha. Ta lihtsalt ei tee välja, kui tal on uni. Ta ei ehmu millegi peale, me võime siin toksida ja lõhkuda ja pauguta uksi ja ta lihtsalt magab. Üli chill. Aga ma nüüd, ma ei tea, vist istun natuke telefonis, nii kaua, kuni ta veel magab siin. Ja vaatan, mis ma veel tänase päevaga siin korda saadan, ega siin väga midagi teha ei ole. Suhteliselt ainult üks beebiga tegelemine. Kõitu tühi juba, jah. Kõitu on tühi juba. No üle oda. Hulmust. Paremini kui mina. Sina oled esimesel kohal paremini kui mina, ta on mingi 80. Ma olen seda nii palju kõrvalt näinud. Et ma olen kuidagi... Ma olen seda 16 aastat kõrvalt vaadanud. Mis sa siiamaani aru? Sama sööme nüüd. Kõik see siin kodu. No nii, me saime nüüd loa minna koju. Veel ootame lõunasöögi ära ja siin Lune ka veel magab. Ja siis ma arvan, et ilmselt ta ärkab mingi tunni aja pärast. Siis ma söödan ta ära, paneme riidesse, vaatame mähkmed ja siis lähmegi koju. Et meil on praegu kõik titsa hästi. Noh, minul on veel pea käib veits ringi ja kõndida ja istuda on suht keeruline. Aga need paranevad ajaga, et sinna pole miskit teha praegu. Luunaga on kõik hästi, tal möödi kõrvakuulmist ka, sellega on ka väga hästi. Ja jah, nii et lasti koju meid. Ruts tõi siin töötajatele tänutäheks suure kasti maasikaid, nii nunnu oma meelest. Ja ei teagi, polegi rohkem miskit öelda, väga tore on. Süda on armastust täis, ikka nunnukas. Ta hakkab ka varsti ärkama. Ta võiks tegelikult tund aega veel magada, aga ma ei tea. Eks see näha ole, kus ta magab või ärkab nüüd ülesse. Ja ma siis jooksvalt vaatama, ta õnneks on nii hea unega, et isegi kui ta varem siin magama jääb, siis saame ta tõsta lihtsalt turva välja ja magab seal edasi, ma arvan. Aga ma arvan, et ma tõmban siin selle video kokku. Ja alustan järgmist videot siis kodustest seiklustest. Aga ma loodan, et sulle see video meeldis. Ja näeme juba järgmises videos. Tšau! Kuule näeme siis, on ju? Jaa, küll me näeme. Jaa. Kodus läheb veel hästi. Luuna, no kodus ka. Jah, on ju? Aga ega midagi, kui tis on, ega siis ei ole midagi. On ju? Olgu. Jaa, ja soojas oleme ilusti väga tubli. Kohe kiida. Ma hakkan midagi. Mine ära.
Thank you.